Kiitus Jeesusele, tänu Jeesusele. Minu tänase jutluse pealkiri on nimetähendus. Ja kui ma nüüd ütlen veel ühe sõna, Jeesuse nimetähendus, siis see on üks asi, millega ma tahaks, kuna meie kogudus läheb nüüd kuuks ajaks suvepuhkusele, nii et meil on siin juulikuu, aga palvekoosolekud loomulikult meil toimivad edasi, aga lihtsalt eelteadmiseks, et ülekandeid see aeg ei ole, vaid on hoopis muud asjad. On laagrid ja kõik sinna asja kantuvad need asjad. Niisiis, Jeesuse nime tähendus. Ja kui me nüüd täna teame seda, et minul on oma piibel, sinul on ka oma piibel. Kui kellel on, võib-olla mõnel inimesel on igas toas piiblid, eks ju. Magamistos piibel, mõnel on võib-olla mitu piiblit igal pool. Aga mis sa selle piibliga teed, ma küsin? Kas sa seda ka kasutad oma eluks ja oluks? Kas see on sulle kui abivahend, kui tööriist või see on sulle? Ma igaks juhuks panen piibli tuppa sinna sahtlisse, et siis äkki hoiab Jumala armu minu kodu juures ja võib-olla ta isegi teeb seda, sest ta on nii võimas asi. Aga sellega oleks täna hea alustada. See on minu piibel. Ja ma olen see, mis selles on öeldud, ma olen. Ma oman seda, mis selles on öeldud, ma oman. Ma suudan seda, mis selles on öeldud, ma suudan. Ja nüüd ma kuulutan julgelt. Mu teadvus on valmis. Mu süda on avatud vastu võtma laitmatut, muutumatut, igavesti elavat seemet, Jumala sõna ja see muudab minu elu igavesti Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Tänan, et sa oled kuulamas, tänan, et sa oled kaasas. Olge kõik õnnistatud sellel imelisel suve ajal, et see aasta on tõesti niisugune eriliselt rohke tuule aasta. Tõesti, mina ei mäleta, et nii tuuline oleks üks suvi olnud, aga meil on õigus kuulutada Jumal ka selle tuule osas, las sinu tahe sünnib. Nii nagu täna mu abikaasa luges internetist, et Hispaanias 50 kraadi ja üks turist oli vist pidanud oma elu kõvasti jätma. 50 kraadi just nimelt. Nii et ma räägin, et issand, me tõesti palume armu üle maailma, kuulutame rahu Jeruusalemmale, kuulutame, issand, sinu tahet iga maa ja iga rahva üle. Jeesus, sina valitsed igal pool, sest Jumal on nii öelnud, sina oled andnud meile valitsuse ja meelevalla ja me täname selle eest, et sina oled meie elude isand. Ja kui nüüd täna selle jutu peale, mis ma just ütlesin, võtta lahti Matteuse evangeelium ja 16. peatükk, siis see on üks niisugune huvitav tähelepanek, aga neid inimesi kindlasti on ka, et teisest salmist. Ja tema aga kostis, õhtu jõudes te ütlete, homme tuleb ilus ilm, sest taevas punetab. Üks ma jätsin vahele, 16:2. Ja 3. salm. Ja varahommikul te ütlete, täna tuleb rajuilm, sest taevas punetab ja on sompus. Taeva palge üle otsustada te oskate, aegade tunnustähtede üle aga ei suuda. Vaata, see ongi see, mis on nüüd, me räägime koguduse mõõde. Kas meie kõige selle sees, kus me elame, kas me tunneme aegu? Kas me teame, mis ajad on? Kas meie osadus meie Jumalaga on meile ilmutanud, mis ajad on tulemas? Tihti tänapäeval me ütleme, synoptikud on suhteliselt täpsed. Vanasti öeldi, kõik naersid ja praegu ka võib-olla inimesed naeravad synoptikute üle, kui sa päris ausalt päris täkke panevad. Sa võid öelda küll, et natuke kuskil siit-sealt muutus, aga üldiselt on synoptikud üldjoontes läinud väga täpselt. Isegi nad ütlevad kohe, vaata õhtupoole tuleb see ja päriselt juhtub ka nii, eks. Aga kas see on see, mille järgi, kas me oleme ennustajad või me omame ühte Jumala tunnetust oma elus, et mõista, mis ajad on tulemas. Vanas testamendis öeldi prohvetite kohta niimoodi, et prohvetid olidki nagu
ta ütleb nagu väravavalvurid või ta ütleb lausa prohvetite kohta niimoodi, et oota, ma kirjutasin selle sõna üles, praegu läks mul hetkel see sõna, oota, mul on siin vahel, ma panen kohe omal see järjehoidja vahele. Mul oli üks mõte, mis ma kirjutasin üles. Vahimehed. Vahimehed, et neil oli antud niisugune ülesanne selles, kus need prohvetid olid, Jumala prohvetid, et nad olid vahimehed. Nad valvasid aegu, nad andsid teada, nad andsid, ja siis me ütleme täna Jeesuse nimi, võimsaim nimi, aga selles nimes, selle nimega kaasneb ka see, tema käest tuleb meile sõna õigel ajal. Kas ei ole mitte suur julgustus, kui sul tuleb sõna ette juba? Eks ju, vahel see kaitseb, see on ju nii suur arm Jumala käest, vahel see hoiatab ja kui ma kuulsin ühte tunnistust, siis seal öeldi niimoodi, et nagu ma eelmine kord rääkisin ja palun sulgi võib-olla lahti teha õpetussõna, kuigi see oli mul lõpupoole mõeldud, aga praegu see tuli niimoodi esile, õpetussõnad ja kes saab selle lahti, kuna me seda eelmine kord lugesime, siis õpetussõnad 1. peatükk ja salm, kas oli 12 hakkas lugema? Kohe, ma jõuan järje peale, kas leidsite üles selle? Nii, ja 22 hoopis, hakka 22. lugema. Ja kuna Kristi loeb siis valjult, siis on see väga oluline teada, et meil on, Jumal on midagi andnud ja hoiatab meid millegi eest. Õpetussõnad siis 1.22. Jah. Kui kaua te rumalad armastate rumalust, kui kaua meeldib hooplejaid hoobelda ja alpidel vihata teadmist. Kuni lõpuni. Söörduge minu noomimise alla, vaata, ma lasen teile voolata oma vaimu, teen teile teatavaks oma sõnad, et ma olen kutsunud, aga te olete tõrkunud. Olen sirutanud oma käe, aga ükski pole tähele pannud. Ja te pole hoolinud mitte ühestki minu nõust, ega ole tahtnud mu noomimist. Siis naeran minagi teie õnnetust pilkan, kui teie kohkumine tuleb. Kui teie kohkumine tormina tuleb ja teie õnnetus tuulekeerisena saabub, kui häda ja ahastus teile kallale kipuvad, siis nad hüüavad mind, aga mina ei vasta, otsivad mind, aga ei leia. Sellepärast nad on vihanud tunnetust ega ole valinud issanda kartust. Et nad ei ole hoolinud minu nõust, vaid on põlastanud kõiki mu noomitusi. Peavad nad siis sööma oma tegude vilja ja küllastuma oma kavatsustest, sest rumalaid tapab nende taganemine ja alpe hukkab nende hooletus. Aga kes mind kuulab, võib julgesti elada ja olla muretu, kurja kartmata. Aamen. Kui oluline on teada muidugi lõpuaegu ja kui tõesti me teame seda, et tuleb üks aeg, kui kogudus võetakse üles ja keegi nägi ühe nägemuse, minu meelest oli see Olga Koolikova, kui tema nägi ühe nägemuse sellest, kuidas tõusis tema, ta on seda rääkinud palju kordi, aga mul tuli praegu üks väike lõik sellest meelde. Ta on öelnud, ta nägi, kuidas osad inimesed olid ise ennast aheldanud maa külge kinni. Kujutad ette, kui on keegi sepp, kes on teinud väga hea sepisega ketid. Ja nüüd ütle selle sepale, kuule, tee nüüd korralikud ketid, et kinni panna ja nüüd mine sina sepp ja võta need ketid, ütles, ei, ma tegin liiga korralikud ketid, ma ei saa neid lahti. Vaata tihti, me ise endid seome millegi külge kinni. Me endid aheldame teatud eelarvamuste ahelate külge. Mul on mingi arv. Ja kui me nüüd lugesime praegu seda, mida Kristi luges, ma olen Jumal teiega rääkinud. Jumal andis meile poja Jeesuse. Jeesus maksis hinna meie eest. Ta lunastas meid ristil. Ta oli meile tõesti selleks, mitte aga nüüd ta on saanud meile isandaks, eks. Minu jaoks ei ole nali sõna ristist. Minu jaoks ei ole see üleole kirvitamine. Ja ometi siin ta ütleb, te ei ole tähele pannud. Ma olen teile rääkinud, ma olen noominud, ma olen teile ütelnud, ma olen teid hoiatanud. Inimesed ütlevad, alles siis, kui nad auku hukkuvad ja mingi, sa ütled, aga kus see Jumal siis nüüd on, miks ta mind nüüd ei aita? Aga kas sa oled kordagi
Jumalat otsinud, kas sa oled küsinud tema abi järele? Vaata, siin tekibki see koht, eks ole, et meie räägime, mina tean, mina oskan, mul on oma õigus, minul on omal tarkust küll, mina käisin mitu kooli läbi. No ja siis, sa käisid mitu kooli läbi, aga seda ta ütleb siin lausa, kuule, see on lollus, ärge olge rumalad. No, Kristi alustas minu meelest just selle sama lausega siin, ta ütleb, kui kaua te rumalad armastate rumalust, kui Jumal ütleb oma, see on kuningas Saalomoni õpetussõnad, tal oli üks sirge arusaamine tarkusest ja rumalusest, Jumal oli talle sügava ilmutuse andnud ja kui ta räägib selliseid asju meile täna ja inimesed ütleb, no kus siis see Jumal on, no tead, see on üks muinasjuturaamat, siis meie küll täna ütleme siin, jaa, see on üks tõsine tekst, mida meile on antud. Jeesus, kui ta ütleb, me tuleme kokku kogudusse, mis me siia tegema tuleme kõigepealt? Tavaliselt, mis on teenistuse osa? Ülistame Jumalat, kiidame, palvetame ta poole. No mis lolli mängimine teil siin käib, eks ole. No sellest mõned saavad veel aru, et jutlust räägitakse, eks ole, õpetatakse. Aga ülistame. Keda sa ülistad oma elus? See, kes on sulle tähtis. See, kes on sulle oluline, mina ütlen, Jeesus on see, kes isaga tegi kokkuleppeid. Ma olen seda varem seda mõtet kasutanud ja kasutan uuesti. See ei olnud ühegi inimese välja mõeldis, et nüüd Jumal, tead, inimesed tulevad, et mina nüüd valmistan neile pääste. Tal oli ennem välja mõeldud, ta teadis, et inimesed kukuvad, ta teadis, et inimesed võivad, nagu öeldakse, ekslikud olla ja mida kõike. Ekslikkus ei ole üldse probleem Jumala jaoks, vaid Jumala jaoks on see, miks te ei kuule mind. Ma andsin teile poja ja minu poeg Jeesus on tee, tõde ja elu. Sa tead, see on Johannese evangeeliumi 15. peatükis. Jeesus on tee, tõde ja elu. Sa ei saa isegi Jumalani, kui sa ei austa ja ei ülenda. Kui paljud, tead Jumal, kõik maailma kõiksus, kõik Jumalad on head, kõik Jumalad on nii erilised. On ka vä? Mina ei ole küll sest piiblist niimoodi aru saanud. Kõik ühte patta panna. Ja inimesed ütlevad, eks sa ikka head ole. Näed, üks õpetab mind hingama ja, aga kes sul hingamise on loonud sulle? Kes on sulle hingamise loonud? Kes valmistas sinu kopsud? Sa räägid, ma õppisin, tead, panen jalad risti ja kägaretti ja siis muudkui hindan. Tead, paljud inimesed tõesti kummardavad Jumalat. Ja kui meie siin isekeskis räägime kristlastena, siis me ütleme, jaa, me teame, millisest Jumalast käib jutt. Aga me teame ka seda, et meie oleme elanud ajas, kus on olnud Jumala eitamine. Me ütleme selle kohta ateism, eks ole. Jumala sirge salgamine. Aga tead, vastukaaluks sellele, ma ütlen, kui palju enam on olnud neid aegu, kus inimesed otsivad Jumalat. Muideks see ateismi periood on ainult 100 aastat olnud. See periood, kus me nõukavõimu all, see on, ütleme ümmarguselt, aga ennem seda on inimesed ikka otsinud Jumalat. Ja nad on otsinud ka valesid Jumalaid, nad on kummard, aga nad on otsinud, inimene on aastatuhandeid kogu aeg otsinud ja kummardanud Jumalat. Ja kui me täna siin olles, tänapäeval me räägime, oi, me oleme kõik targad, me oleme kõik nii arukad, me kõik teame, siis tegelikult sõna tähendus kõige selgemini tuleb ilmsiks ikka praegu selles ajas, kus me elame ja oleme minu elu jaoks. Vaata, ma võin öelda, nende jaoks oli see, aga mina ei tea päriselt, mis see nende jaoks oli. Ma eeldan, et nad on päriselt Jumalat otsinud. No kas või oma esivanemate kohta me räägime. Aga täna mina olen siin ja mina vastutan Jumala ees, oma otsuste eest ja mõistes, et kui Jumal on öelnud sõna, siis see sõna, kuidas ta maailma lõi? Ta ütles sõna, eks ju. Aga mõtle, ta pidi ütlema ju õiged sõnad. Eks, nende sõnadel on tähendus, nende sõnadel on kaal, ta ütles sõna ja siis hakkas püha vaim teostama, nii saan mina asjast aru. Maa oli tühi ja paljas ja Jumal ütles, saagu valgus. Tema sõnal valgus oli nii suur tähendus, et tuli ja tuligi pimeduse asemel valgus. Valgus lülitati sisse ja enam ei olnud seda pimedust. Ja siis hakati korda maa peal looma.
ja praegu, miks ma selle niisuguse pika eeltöö räägin sellest, et Jeesus tõi meile evangeeliumi. Ehk evangeeliumi tõde on hakatud, ma võin teile öelda, seda on ka kirikust hakatud varastama. Meie evangeeliumi tõde on tehtud, tead, suhkruasendajaga magusaks. Täiesti niisugune tunne, ei ole üldse ainult see üks Jumal. Mis te nalja teete, te olete nii primitiivsed. Või siis mõni ütleb niimoodi, et tead, et kõige parem katseaeg selle oli, et see evangeelium on tehtud mugavaks ja kompromisse on väga palju ja kõik me tahame, Jumal ole armuline, Jumal ole mulle halastav, Jumal, mina tahan sinu õnnistust ja seda oskavad küll kõik tahta. Aga seal on üks armulisus ja eelmine kord ma rääkisin just, lugesime laulud 85 ja armulisus ja halastus. Ja kui Jumala sõna tuleb ja kui ta õigeaegselt meid hoiatab, tead, see säästab meid valedest, see säästab meid tulevastel päevadel meie otsuseid tegemast. Teate, ei olnud väga ammu tagasi, kui me olime koroonaperioodis, tuleb teile meelde. Milliseid otsuseid me siis tegima pidime? Me saime igalt poolt, ja ma ütlen, inimkond käis läbi ja kristlased käisid läbi ühe õppeperioodi. Aga mis ma selle õppeperioodiga teen? Kas ma jätangi ta nüüd sinna, kus ta oli? Või ma tean, et mina tean küll, et minul mingid otsused, mida mina ei osanud teha, keegi teine tegi minu eest. Ja ma olin pärast tänulik, ups, kui tore, et ma seda ei teinud. Ma olen siiamaani väga tänulik, et ma ei teinud vaktsiini, või ma ei teinud süstimist, eks ju. Aga mis siis need inimesed teevad, kes pidid lausa töökoha ähvardusel selle tegema, eks? Nii et kas ma hakkan nüüd neid süüdistama või ütlema, ma ei saa öelda, et ma olin nii tark see hetk, ei. Mul kujunes, et ma olin sellises olukorras, ma ei pidanud seda tegema, ma olin parajasti just töötu. Ja ma ei saa siin hiilata, minu tarkus. Ma tänan, et Jumal nii armuliselt juhtis. Ma usun, teil on kõigil niisugused juhtimisi olnud. Ja ka see juhtimine, mis teil oli sellel hetkel, ka see on meile õppetund. Tead, kui paljud kristlased hakkasid teineteist süüdistama. Oi, kui te ilma maaski, te lähete poodist, te olete täiesti, te olete ühiskonnale kahjulikud. No, kõike ju räägiti. Oi, kui teie teete seda, siis te on see ja kui sina nende ei lase süsti teha, siis sa oled nii väiklane. Mida kõike siis räägiti? Ja selle me oleme üle elanud, eks? Me oleme sellest pidanud, ja ma ütlen sulle, see on tarkus, et sa vaatad selle läbi ja võtad sellega õppetunni, sest neid aegu võib tulla veel. Täpselt samamoodi nagu Joeli peatükis praegu räägitakse, mina ei tea, kas te olete kuulnud neid uudiseid, aga Iisraelis nad kuulevad niisuguseid nagu pasunahüüdeid. Ja üle maailma on kuuldud Sofari pasuna siukseid. Varematel aastatel. Just, varem. Kas see oli Ukrainas? Jaa. See Facebookis oli, minu see Ukrainas käisid just need samased. Ja aga minu meelest on seda olnud nüüd Iisraelis. Seda on igal pool, inimesed on läinud selles kõva heli peale lausa õue, et salvestada seda. Sest nad ütlevad, mingid huvitavad märgid on kuskil olemas. See oli, aga minu meelest on Iisraelis, mina olen tunnistust kuulnud Iisraelis. Ja kõik, ja nüüd me räägime, vaadake, mis aega me oleme jõudnud ja kuidas me käitume. Nüüd läheme Koguja raamatusse ja Koguja raamatus 3. peatükk on, selgemat juttu ei ole, kui ütleb Jumala sõna. Igale asjale on määratud aeg ja aeg on igal tegevusel taeva all. Aeg sündida, aeg surra, aeg istutada ja aeg istutatud kitkuda, aeg tappa, aeg terveks teha, aeg maha kiskuda, aeg üles ehitada, aeg nutta, aeg naerda, aeg leinata ja aeg tantsida, aeg kive pilduda ja aeg kive koguda, aeg kaelustada ja aeg kaelustamisest, vaata kui huvitav, hoiduda, eks ju, aeg otsida ja aeg vahel tuleb ka loobuda ja kaotada, eks. Aeg hoida ja aeg ära visata, aeg rebida ja aeg. Ma mõtlesin selle peale, kui ma kodus lugesin seda, aeg rebida, aeg õmmelda, tõesti. No ma mäletan sõja ajal on just see, kuidas võeti ju puuvilaseid linu, käristati sidemeteks ja pandi haavatutele, sest ei jätkunud sidemeid.
no filmides on see ka olnud ja raamatutest läbi tulnud info, aga ma ei tea, vaata kui huvitavalt Jumala sõna defineerib aeg rebida ja aeg õmmelda. Kujutate, siis hakkame õmblema. Teeme kangaid, teeme kardinaid, teeme tekid, tegelikult meid on vaja seda, eks ju, elu ja olu ja kõige muu jaoks. Aeg vaikida, aeg rääkida, aeg armastada, aeg vihata, aeg sõjal ja aeg rahul. Ja siit me rohkem edasi praegu ei loe. Kui me mõtleme, mis aeg meil praegu maailmas on, meil on ju sõjaaeg. Ja kui me ikka veel riigina taotleme rahu, inimesed taotlevad rahuaja tingimusi, nad ei saa aru, et on sõjaaeg, kuulge, olgem ometigi targad, sest Jumal on andnud teile sõnum. Ta teab täpselt aeg sõjaks, aeg rahuks. Sa ei saa taotleda rahu ajal, kui on sõda. Siis sa pead käituma nii, et sa valmistudki selleks, et olla valmis. Mismoodi siis? Ärge olge kõva südamega. Meil pole vaja, mõni isegi lausa ütleb, ei, meil ei ole mingit Jumala sõna vaja. Mina saan tead uudistest. Jaa, sa võid uudistest üht-teist kuulata, aga see võib siin nii segadusse ajada. Teate, mina arvan, et kui kristlased oleme, siis me oleme kuulnud neid profeteeringuid, nii et võib-olla ei ole üldse väga kaugel see aeg, kus piiblit keelatakse ära. Jumala sõna läheb läheb põrandal, eks. Nii et ka see aeg, ma usun, kristlastena see ei üllata meid. Me oleme kuulnud neid profeteeringuid. Me oleme, nagu ütleme, selle mõttega nagu ennast tasakaalustanud. Aga kuidas me suhtume Jumala sõnasse? Milline on see sõna meie jaoks? Nagu ma siin ütlesin, mõnel mehel on igas toas piibel, aga mis ta selle piibliga teeb? Kas see on tema arenguks või ta peksab selle piibliga teisi inimesi või ta nõuab, et teised suhtuksid minusse armulikkusega, sest tead, mina panin kõvasti puusse, aga kui ma nüüd tahan sellest välja tulla, siis kuulge, olge nüüd minu vastu helded ja armulised ja ärge teie mind nüüd enam pekske, sest piibel ütleb, ärge mind pekske, andke mulle andeks. Aga kuulge, mis juhtus Taavetiga, kui ta tegi pattu? Ta leppis sellega, et sellel oli üks tulemus ja ta alistus sellele, ta ei süüdistanud Jumalat. Ta mõistis üdini, et igal asjal on tulemus ja nii kui aeg, vaat selleks, aeg oli selline, ma eksisin. Kas Jumala juures eksimine on asjade lõplikkus või? Mina olen aru saanud küll, et ei ole. Mina olen aru saanud, jah, panin puusse, jah, eksisin, jah, olin kõva südamega, jah, istusin oma õiguses. Aga lugedes sõna, see teeb alati minu sees ühte tööd. See ei ole mulle antud lihtsalt selleks, et tead, vuristan ette ja ikka see, et mitte teisi peksta, vaid nagu ma kasutan, et mul on see vana piibel hästi süke paks, ma ikka olen seda kasutanud, et ikka sellega võiks ikka lohmida küll mõnda sõgedat. Aga kas see seda aitab? Vaat ei tea, kui aitaks, siis peksaks. Nii. Võtame nüüd lahti ühe targa, Kristi luges meile väga targa, aga võtame lahti õpetussõnad 15, võib-olla siis, ja ma palun, et Kristi võtaks lahti õpetussõnad 25.11 ja Lea võtab 15.23. Et siis on, panen kõik tööle. Nii. Ja mina võtan ise hoopis ühe Johannese evangeeliumi lahti. Nii siis, kas sa leidsid, Lea, selle üles? Ja, inimesel on rõõm, kui ta suu oskab vastata ja sõna õigel ajal, küll see on hea. Eks, vaadake jälle, Jumal ütles õige sõna ja kui keegi inimene ütleb õige sõna, siis kas ei ole lihtsalt see, teinekord on umbes, me ju näeme küll, et ta tegi valesti, nüüd paneks talle veel, peksastada veel korra, aga nüüd ma lähen ütlen hoopis selle inimesele, tead, ükskõik mis sinuga on, ma olen sinu poolt. Mul alles oli siuke situatsioon ja see inimene vastas, aitäh. Ma olen nii tänulik, et sa oled minu poolt. Mis sest, et ta on võib-olla valesid otsuseid kui palju teinud. Aga võib-olla see üks sõna oli tema jaoks oluline. No ma lihtsalt toon suvalise näite, sest see just oli minu. Ja Kristi loeb siis õpetussõnad 25 ja 11. Õigel ajal räägitud sõnad on otse kui kuldõunad hõbevaagnaid. Näete, no näete.
kuldõunad hõbeva, nii esile tõstetud, õunad on lausa kuldsed ja vaagen on kaas, kõik särab. Need on nii tähtsad asjad, õiged sõnad õigel ajal. Aga kui me räägime seda, et Jumal koos oma pojaga valmistas meile pääste õigel ajal, kõik oli juba ette planeeritud, kõik ette, nad teadsid, et inimene võib kukkuda. Me jõuame selle kirjakohani ka, aga mina loen teile Johannese evangeeliumi 5. peatüki ja mul on siin 2 salmi, mida ma tahan lugeda. 22 ja 23. Ja tõepoolest, isa ei mõista kellegi üle kohut, vaid on andnud kohtumõistmise täiesti poja kätte. Vaat nüüd ma tulen selle mõtte juurde, nime tähendus, Jeesuse nime, tema isiku tähendus ja sõna õigel ajal. Isa 5:21 on ka väga... hakkame 19, kuidagi siis läheb mõte tervikuks, muidu on antiks. Nii, 19. Siis Jeesus vastas neile, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, poeg ei saa midagi teha iseenesest. Ta teeb vaid seda, mida näeb tegevat isa, sest mida iganes isa teeb, seda teeb ka poeg. No siin on täielik üksmeel. Ei ole nii, et nüüd isa, mina olen tähtsam, nüüd poeg, sina pead minule otsa vaatama, kas kui mina sinule nüüd noogutan, siis on kõik. Aga isa juba ennatlikult andis kõik valitsuse kohtumõistmise oma poja kätte ja nad on täiesti kooskõlas. Et poeg ütleb, olenemata sellest, et nüüd sa andsid kohtumõistmise minu kätte, ma ei tee seda ikkagi, vaid alati sinuga kooskõlas, sinuga koos. Täpselt samamoodi meie ka. Kui me elame siin inimeste keskel, siis me ei saa öelda, oi, et ma nii sõbralikult elan, tead, mul on aeg see Jumala sõna nüüd ära unustada, ei, see pole enam tähtis mulle. Ütleme, on meil rahuaeg ja mis sa siin ikka sest Jumala sõnast otsid? Jumal ütleb, see on elusõna. Kas sa tahad öelda, et rahuajal sul ei ole tarkust vaja? Kui sul on see aeg, kui sa pead võib-olla mõned tead kui palju asju, sa pead lahti käristama ja sul on see aeg. Ja siis tuleb üks aeg, kui sa saad õmmelda. Nii nagu Jesaja kiri ütleb, et ma olen kutsunud sind lõhkuma ja lammutama ja alles siis saad sa ehitada, istutada. Mõlemad on elus vajalikud asjad. Vana asi tulebki ära lõhkuda. Ja kui ta on juba niikuinii, ütleme, vahest on mingi olukord, me ütleme siin Ukrainas ja langeski pomm ja lagunes ära, aga sina jäid ellu. Kas sa jäädki seda lagunenud maja? Ei lükka ümber ja tõenäoliselt saab, see oli lihtsalt siuke suvaline näide. Aga nüüd isa armastab poega ning näitab talle kõik, mida ta ise teeb ning tahab temale näidata suuremaid tegusid, kui need on, nõnda, et te seda panete imeks. Kujutate, seal oli just üks imetegu tehtud, millest oli jutt. Nii, sest nõnda, nagu isa äratab üles surnuid ja teeb elavaks, nõnda teeb ka poeg elavaks, keda ta tahab. Ja tõepoolest, isa ei mõista kellegi üle kohut, vaid on andnud kohtumõistmise täiesti poja kätte. Et kõik austaksid poega nõnda, nagu nad austavad isa. Kes ei austa poega, see ei austa ka isa, kes on tema läkitanud. Kujutad ette. Ja nüüd, et asjale panna veel punkt, siis on Jumalal üks sõna, mida ta meil on ärge olge kaua te rumalad, tahate olla rumalad, eks ju. Ta on andnud meile sõna ja kui huvitav on vahest, et meil hakkab mingi, kus me oleme piiblit lugenud, meil hakkab mingi sõna mingis olukorras äkki üles kerkima. Tunned, sa oled ju tajunud, me usume kõiki need kogemusi, et äkki on mingi olukord ja mingi sõna kerkib üles. Mõtled, võib-olla inimlikult, ta hoopis mingi teine tõna tahaks nagu öelda. Aga kui vaim tõstab selle esile ja siis see hakkab, ja see elab, see on õigel ajal tulnud sõna 24. Tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub seda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu. Ükskõik, mis iganes, mina armastan isa ja austan oma Jumalat. Ja mõned inimesed tahavad minna otse Jumala juurde. Ta otsustab, ei, mis mul seda Jeesus siia veel vahepeal on. Ma olen otse Jumala juurde, siis on kindel mats ikka kui Jumal. Aga Jumal ütleb, mina olen andnud kõik Jeesusele, ka kohtumõistmise. Sa ei saa, tead, kui paljudest kirikutest on Jeesus minema aetud.
eks ju. Jeesust nagu üldse ei ülistata, kõik meil on suured sõnad, Jumal lõi, Jumal oli. Ja Jumal teab seda. Tema loodud ongi, aga millegipärast Jumal otsustas, ta annab kõik valitsuse, kõik kohtumõistmise, kõik oma poja kätte. Ja ometigi siin ütleb, et nad teevad koostööd, eks, et ta ei tee mitte midagi isa teadmata. Nii, Jeesus on tee, tõde, elu. Ja et ma olen uks ja ma olen eluleib ja ma olen alla tulnud taevas. Sa oled kindlasti kuulnud, et neid sõnu Jumala, see, kes on nii oluline, kujutad ette, see on kirikust välja jäetud vahel. Ma ei arva üldse, et see meie kirikus nii on. Aga ma olen tõdenud, et vahel tekib siuke, mida me nüüd ülistame, keda me ülistame? Vahest tundub, et hakkame loodut juba enam ülistama kui loojat. Kuigi Jumal on ju looja. Aga Jumal on pannud ühed tingimused ja meil on oluline panna tähele, mida ta oma sõnas ütleb. Ja teate, ma olen täiesti veendunud, kui ta neid sõnu ütleb, siis ta ka mõtleb neid sõnu, sest tema sõnadel on tähendus. Oled sa pannud tähele, vahest me räägime just tühja sõnu. Ära mine tegema, näiteks laste puhul eriti. Muidu sa kukud ja siis sa saad surma ja siis sa lõikad omal käe ära ja ära kuku saad, siis sa saad seda ja siis sa lööd oma peale. Ära mine paljalt õue, siis sa külmetad ja mina olen küll neid sõnu kasutanud, kuigi ma olen mingi aja pärast meelt parandanud ja öelnud, et palju tühji sõnu. Aga sõnadel, kallikesed, on ju tähendus, me ju teame seda. Sõnal on tähendus, miks ma loobin seda sõna? Kuigi jah, me oleme suhtlejateks loodud, me oleme nii nagu Jumala, me oleme, tegelikult ma ei taha üldse öelda, et see on meie kirikus nii või see on meie siin praegu hulgas nii, vaid ma olen tõdenud ja ma arvan, et see on tendents, mida ma olen ka prohvetite suust kuulnud. Ta ütleb, Jeesusest räägitakse vähe. Nad tahavad minna, Jumal on kõik võimas, aga Jumal, see kõik võimas Jumal, andis kõik ära. Ja mul on üks tunnistus internetis, üks tunnistus sellest, kuidas üks mees palus Jumala käest. Ta oli ärimees ja väga palju pühendunud just nimelt kasu saamisele. Ja üks hetk tema elus ta tegi tugeva pöördumise ja siis ta seda, mida ta ise omas Jumalaga, ta kasvatas niimoodi ka oma poega, need oli hästi siuke ühine, igal pool, kus ta käis evangeeliumi kuulda, võttis oma poja kaasa ja äkki üks hetk tema poeg jäi elama või jäi haigeks. Ja siis ta kisendas Jumala poole ja ütles, Jumal, minu poeg on see, võta minult, mis sa tahad, aga minu poeg. Ja siis, mis Jumal talle vastas? Mis sa arvad, et kui mina pidin oma poja ära andma, mis sest, et kogu maailma inimestele hüvanguks ja lunastuseks, et siis see on minule kui Jumalale nagu tühine või? Kas te saate aru, et Jumalas on kontsentreeritud kogu isadus? Kogu isadus on sinna kokku pandud täiesti võimendatult. Ja kui Jumal ütleb nüüd, kuule, teie armastate oma lapsi, aga mina armastan neid veel rohkem, siis kui me pisutki vahest, seda sõna rääkides nüüd mõistame, see käristas ära isa südame, nii nagu ta käristas selle eesriide ülevalt. See käristas isa südame. Miks? Sest ta poeg hüütis need sõnad. Isa, miks sa jätsid mind maha? Mitte see, et nad olid kokku leppinud, aga see, et see oli tohutud valutunne, mis pojal oli. Isa, sa oled mind maha jätnud. Ka meil võib tekkida see tunne, et me oleme vahest tõesti nii üksi ja nagu ütleme maha. Aga Jumal on lahendus. Ma hüüan ikkagi Jumala poole. Ma otsin ta palet. Nii nagu võtaks siin kohas lahti, mida me eelmine kord kasutasin, laulud 85. Nüüd võtame 86. Ja sest sina, issand, oled hea ja andestav. Ma lähen 86.5. Lihtsalt, vaata, vahest on siuke tunne, et kui ma 3. salmi räägin, siis see suhtumine, et ma ütlen Jumalale, et tema on armuline, ma hüüan su poole kogu päeva ja nüüd ma vahest tõusen hommikul ülesse ja mulle, missugune on sinu meeleolu? On sul hommikuti erinevad meeleolud? Ma usun kindlasti, eks ju. Vahel sa tõused hommikul üles, nii õnnelik ja tead särad. Teine hommik niisugune tunne ärkad üles, nagu kott oleks hommikul juba selga pandud. Sa pead jalgu alla saada, kui sul on juba murekott selgas, eks.
ja nüüd, kui sa seisad Jumala ees selle teadmisega, et tema on Jeesuse kaudu meile valmistanud lahenduse, seesama õige sõna on meile valmistanud lahenduse, õige sõna, väljapääsu, siis see lõpuaegadel saab väga oluliseks. Jeesuse nime suuruse võimsus. Ta ütleb, ei ole teist nime võrdväärset Jeesusele. Ei ole kedagi teist, kes oleks sind lunastanud kui ainult Jeesus. Ja vahest tõesti ongi vaja meile endile ka meelde tuletada seda sõna. Jeesus on nii. Me oleme kõik asjad, ütleme, ja see, mis püha vaim meile räägib, ta ütleb, ta ju võtab Jeesuse omast ja jagab meile. Isegi see on kõik piiblis öeldud. Ja nüüd see rõõmustama sulase hinge, sest sinu poole, issand, 4. salm 86. laulust. Sina oled hea ja andeks andja ja rikas heldusest kõigile, kes sind appi hüüavad. Ei ole siin öeldud, neid, kes sind armastavad, neid, keda sa kutsusid oma kuningriiki, ei ole öeldud ju niimoodi. Neid, kes sind otsivad. Olenemata sellest, et ma olen vana kristlane juba, ma ikka veel õpin Jumalat tundma. Ma ikka vaimustun, kui ta midagi teeb, kui mingid asjad sünnivad. Ma jälle nagu kinnitun selles usus, mis mul Jumalasse on. See rõõmustab mind väga. Ma usun teid samamoodi. Rõõmustama sulase hinge. Ma tõstan sinu poole oma hinge. Vaim on nagunii Jumalaga ühenduseks, aga vahel oleme meie oma hingelisusega pannud selle vaimu päris lukku kohe. Seda on, sest sina, issand, oled hea ja andeks andja. Näete? Piibel ütleb selgelt, Jumal on hea ja andeks andja. Ja mõni ütleb, no kus see Jumal siis nüüd on? Tead, selles hetkes sa lähed sellest valust läbi, raskusest läbi, kannatusest läbi. Palu Jumala käest jõudu. Palu Jumala käest, et ta annaks sulle, mida sa selle, võib-olla sa vajad ainult sõna selleks hetkeks. Olukorrad ei ole üldse lahendatud, aga et see Jeesus ongi tegelikult lahendus. Sest ta ütleb, ma olen tee, tõde ja elu. Ta oli eluleib ja ta on uks. Sul on uks eest kinni. Ta ütleb, mina olen sinu uks. Vaata, kui me mõistaksime seda, et Jeesus on uks, siis Jeesus, sa ütlesid, et sa oled uks. Tule, ava minu ees ka see uks. Vahel on tõesti, Jumal, ma alistun sinule kõiges. Mis on sinu tahe? Sa oled hea, andeste, rikas heldusest ja mitte ainult neile, kes on Jumala lapsed ja kõik päästetud ja kõik uuesti sündinud. Sa oled rikas heldusest. Kuidas seal oli kirjas? Võta see sõna 5, 86, 5, 3. rida. Kõigile, just. Vaat see sama sõna, kõigile. Teine kui, mis see Jumal, mul ei ole seda Jumalat vaja. Kas sinul ei ole vaja? Sa saad ise kõigega hakkama. Mina mäletan, kui mul poeg käis koolis hoopis kodust eemal ja mõtlesin, kuidas ma nii tahaks, et ta selle kooli lõpetaks õigel ajal. Aga tead, ikka tulevad poistele igasugused mõtted ja pöörasusi ja juba tuleb jutt. Ma ei tea, kas ma seda kooli üldse lõpetan. Ja mina palvetasin mitte kellegi muu poole, Jumala poole. Ja ta lõpetas selle kooli õigeaegselt. See on ainult võib-olla üks näidetest, ma usun, sul on neid tuhandeid. Ja kes sind, ta on rikas heldusest kõigile, kes meie Jumalat, Jeesus Kristust appi hüüavad. Võta, issand, kuulda mu palvet ja pane tähele mu anumise häält. Nii et ei ole sugugi need, et nii, mina olen nüüd päästetud, mina olen nüüd eriolukorras. Kes sind appi hüüavad. Ja nüüd me jõuame selle Jeesuse tähtsa ülesandeni. Kui ta kutsus jüngrid, mida ta nendega tegi kõik need 3 aastat? Mis ta tegi nendega 3 aastat, kui ta oli nende keskel? Kuulutus. Õpetas neid. Õpetas. Ta elas nende ees oma elu ja õpetas. Tähendab, meie jaoks on ainult õpilase seisus. Meil on alati midagi õppida. Alati õppida midagi Jumalast, tema heldusest. Ja vahest me ütleme, oi näe, Jumal ei kuule mu palveid. Ma arvan, et väga tark on teada seda, et ta on minu päästja, minu lunastaja. Tema ristil on minu jaoks tähendus. Tema halastusel on minu jaoks tähendus. Et mul on antud igavene elu. Ma ju tahan igavest elu. Ma ei taha ju, nagu öeldakse, siin maisega on kõik lõpetatud. Ma tean midagi, mina tahan igavest elu. Aga ma tahan, Jumal ütleb, aga kas mina olen ka su isand?
kas sina kuuletud mulle, millest me alustasime seal õpetussõnad? Kas sa kuuletud, kas sa kuulad, mis ma sulle räägin? Ja nii nagu me eelmine kord lugesime ka seda, Jumal on andnud meile tunnetuse. Vaata, Kristi luges selle üle, et kas te olete rumalad? Ma olen andnud teile tunnetuse, te ei pane üldse tunnetust tähele. Te ütlete, ei, minul on elukilumused, minul on see, kuidas me ütleme, mul on intuitsioon, mul on haridus, siis mul on elutarkus, mis iganes mul on. Aga Jumal ütleb, mina olen sinu sisse andnud tunnetuse. Aga kuidas? Oi, äkki ma tunnetasin valesti, äkki ma teen midagi valesti. 1000 kordi ma olen nii mõelnud, ma usun, sina ka. Aga kuidas ma saan teada, kas see tunnetus oli õige, kui ma seda ei katseta? Äkki see oligi see Jeesuse käest tulnud õige sõna õigeks ajaks. Vaat just lugesite ju neid sõnu. Kui eriline on see õige sõna õigel. Kuldõunad hõbevaagnal. Kui hea on trööstida kedagi õige sõnaga õigel ajal. Aga tead sa, see õige sõna õigel ajal ei tule minu elu tarkusest. Kuigi võiks öelda, et võiks ju teist nagu olla juba selle aastate jooksul. Võtame järgmise kirjakoha lahti ja see on Kolossa kiri 1 ja 12 kuni 20. Kes leiab üles, loeb esimesena. Nii, Kolossa kiri leidis keegi juba üles. Kolossastele, kuule, mina vist leidsin. 1.12. alates kuni 23. 12. jah. Kolossastele 1.12. Jaa, ma just ootasingi seda. Tänades isa, kes teid on teinud kõlblikuks osa saama pühade pärandist valguse riigis. Vaata, nii, see on meile antud. See on, mille läbi me selle saame? Mille läbi? Kas sul on tulnud kiri Jumala käest või? Tuli taevast kiri testamendiga või? See on usus. Sa pead usus selle vastu võtma. Nii. Kes meid on kiskunud välja pimeduse meelevallast ja asetanud oma armsa poja kuningriiki. Näe, ta on juba asetanud. Me oleme alles maa peal, aga tema on juba meid asetanud. Ta on juba mõelnud meile võrratu saatuse, asetanud, sest me oleme teatud tingimused täitnud. Me oleme võtnud vastu ta, me oleme öelnud, me oleme nüüd, sina oled meie isand, juhi mind nüüd, võt see on see õpilase seisus. Juhi mind nüüd, õpeta mind nüüd, suuna mind nüüd, ma vajan su nõuannet, ma vajan su juhatust ja mul vahest on oma tarkust ja ma olen sellest tarkusest, mul on nii tugev tarkus vahest olnud, ma olen sellest nii läbi põrunud, et Aga vahest on abi ka olnud sellest, mitte alati. Jah, loe edasi. Kelles meil on lunastus pattude anteks saamine. Jah, just. Tema on nähtamatu Jumala kuju, kogu loodu esmasündine. Stopp. Vaata nüüd seda. Ta on nähtamatu Jumala kuju. Jeesus Kristus, nähtamatu enne kõike loodut, mida sa just lugesid praegu, eks ju. Ta oli ennem olemas, nii et see plaan, et Jumal valmistab oma poja läbi pääste tervele inimkonnale, nad olid selle kooskõlastanud, nad olid selle läbi rääkinud. Ta teadis, et inimesed võivad kukkuda kogu loodu esmasündinu. Muidugi Jumal oli ennem seda. Mine edasi. Sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu, olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad. Kõik on loodud tema läbi ja tema poole. No näed, mis me siin räägime? Ei ole, et ikka valitsused on midagi. Kõik Piibel ütleb selgelt meile ära. Kõik on Jumala läbi, tema pojaga kooskõlas, tema poolt, tema läbi. Kõik on läbi põimunud. Nii, 17, pane edasi. Tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos temas. Edasi. Ja ta on oma ihu koguduse pea. Stopp. Mis meil siin praegu on? Kogudus. Jah, kogudus. Kes on meie pea? Jumal. Jeesus.
Jeesus ei ole Jumal, Jeesus on andnud selle. Vaata, eks, ja nüüd, kui meil on osadus Jeesusega, kui me suhtleme temaga ja kui tema on meie pea, tead, meil on palju vähem häma siin peas, meil on palju vähem udu siin peas, kui me kehtestame selle, et sina oled minu pea. Juhi mind, ma alistun sulle, ma igasugused kõhtused, kahtlused, ma teen oma pea selgeks, sest Kristus on minu pea. Mina alistan, ma tõesti kummardan oma Jumala ees, ma alistan, tead, oma õlad. Teen selle alistumise märgi või nagu öeldakse, et see on ju kuningate ees ka kummardatakse, eks ole, aupaklikkuse märgiks. Ja kui me nüüd läheme siit edasi, siis minul on nii oluline, et tema on see pea koguduse jaoks. Edasi. Tema on algus esmasündinu surnuis. Just. Et ta kõigest saaks esimeseks. Sest Jumalal on olnud hea meel lasta kogu täiuselt temas elada ja lepitada tema läbi enesega kõik nii hästi maapealsed kui taevalised, tehes rahu tema risti vere läbi. Kas te saate aru, et ta isegi mõistab ju inglite üle kohut? See on ju piiblis kirjas, eks? Et nii taevased, olgu need taevased olendid, need on vead. Ei, ta isegi, kui nemad ei lähe õigel ajal appi või tal on tõenäoliselt, piiblis on kirjas niimoodi, et ta mõistab ka inglite üle kohut. Kõik on tema läbi, Jeesuse läbi. Nii, nüüd paneme 23. välja. Ka teid, kes te varem olite Jumalast võõrdunud ja oma mõtlemise poolest tema vaenlased oma kurjade tegudega, on Kristus lepitanud nüüd oma lihalikus ihus surma läbi, et teid seada pühadena ja veatutena ja laitmatutena Jumala palge ette. Kui te vaid jääte kindlaks ja rajatuks usule. Stopp. Näe, kas te juba olete tõstetud sinna seisus, aga tingimus on, kui te vaid jääte kindlaks ja rajatuks usule, loeme kõik koos siin, ega lase end kõrvale viia evangeeliumis olevast lootusest, mida te olete kuulnud ja mida on kuulutatud kogu loodule taeva all ja mille teenriks on saanud mina, Paulus. Sina võid öelda oma nime, mina võin öelda siia oma. Mina olen saanud tema teenriks. Tõesti, täieliku meelevalla õiguse on issand andnud temale. Ma olen saanud päästetud, ma ei istu ainult. Ma tegelikult kasvan, ma arenen, ma muutun, ma jään kindlaks, ma jään rajatuks usule, ma ei lase ennast igasuguste õpetuse tuultes kõrvale viia. Kui keegi midagi räägib, siis ma hakkan piiblist otsima. Mis piibel selle kohta ütleb? Mis ütleb Jumala sõna selle kohta? Ma otsin, ei leia ise, räägin oma õdede vendadega, arutame koos, palvetame koos, vahest on Jumal meile andnud. Te teate isegi mingid tunnetusi, nägemusi. Me oleme saanud väga suured selgused mingis asjas või julgustuse ka. Niisiis, kui meie ei kasva selles õpilase seisuses, sest sul on vaja, kui sa oled õpilane, teha kindlaks, mis on sinu kutsumine ja mis on see valik. Kui ma olen kutsutud tegema ülistustööd, siis sa tegelikult tegeled ju sellega. Sa ei tule, nagu öeldakse, sa teed ettevalmistusi. On ju õigus? Sa teed ettevalmistusi. Vahel sa teed mõttes tohutud ettevalmistusi. Minul on, vahest ma nii öeldakse, ma olen pool jutlust on valmis, siis ma mõttes veel kuskilt mõtlen, mis mõte see mul oli nii, tead, siis vahest ma panen tead suvalistesse kohtadesse mingeid mõtteid kirja. Ja kui sa mõtled, et see ei ole mingi niisugune ränk raske, vahel on ränk raske ka, vahel on raske, aga tead sa, see on üks põnev otsimine, see on igatsemine. Tõesti siuke tunne, kui sa otsid minu palet, seesama koht, sa otsid, mil moel? Oma teenistuse jaoks ma otsin. Kas see on sinu teenistus? Piibel ütleb, et see on Jumala poolt sulle antud kutsumine, eks? Tee kindlaks oma kutsumine. Tee kindlaks see, mis on, ja nüüd sa hakkad tegema valikuid selle kutsumise alusel. Ja nüüd me muutume, nüüd on sinu valik. Tulin Jumala juurde, kas ma muutun, kas see Jumala sõna muudab mind või ma täiesti degradeerun. Degradeerumine, teate, see on allakäik, see on väärtuste kahandamine. Ei ole võimalik, et sa oled Jumala laps ja et sa ei kasva sellesse, et sa ei arene nagu edasi.
noh, nagu öeldakse, nüüd tuleme paudusse, istume siin, nühime pinki, meil on plastmasspingid, need ei kulu ka veel hästi siin, eks ole ju, noh, mis iganes, diivani pealt võib-olla riie kulub ära hästi nühitud, seda diivanit on küll hästi nühitud, eks ole ju, aga see oli nagu pool huumorit. Mis Jeesuse nimega juhtus esimeses koguduses, kui apostlid olid? Loeme seda ka. Minu meelest parimad asjad on, kui on sõnaga kinnitatud. Võtame lahti apostlite tegude raamatu ja esimene on 4. peatükk, mida me loeme. See uus piibel üldse ei taha lahutada lehti. Et nii kinni, kui kinni lähed, tead mitu vanal on see nii ilusti lahti kõik lehed. Nii, 4. peatükk, ma loen 1. kuni 12. Sel ajal, kui apostlid rahvale rääkisid, astusid nende juurde preestrid, templi pealik ja saduserid. Nii, preestrid, Jumala sõna tundvad inimesed, templi pealik oli, ütleme, et oli suur kogudus, seal oli üks, nagu meil on siin piiskopid ja siis meil on, noh, need, nagu ütleme, hierarhia paigas. Nii, seal olid siis preestrid, templi pealikud, sadusarid, need teenijad. Neid aga tead, mis neid ärritas? Neid ärritas, et apostlid õpetasid rahvast ja kuulutasid surnust üles tõusmist Jeesuses. Vaata, mis neid ärritas. Oleksid nad võib-olla õpetanud, Jumal äratab teid ülesse. Aga kõik käib läbi Jeesuse, et see ülestõusmine läheb ja mõtle, nendel oli see teadmine olemas. Meil on aastatuhanded juba piibel ees, loeme ja uurime ja vahest ikkagi päris hästi ei saa aru. Nad võtsid Peetruse ja Johannese kinni ja panid nad hommikuni vangimaja, sest oli juba õhtu. Aga paljud neist, kes olid sõna kuulnud, hakkasid uskuma. Ja neid, kes juba olid kuulnud ja hakkasid uskuma, neid said umbes 5000. No ma ei tea. Ilus lause, ilus lugu. Nad uskusid lihtsalt seda sõna, mis räägiti. Me ütleme, kuidas see sõna saab nii võimsalt kõlada. Näe, meil tänapäeval nagu oleks sõna tühjaks imetud, nagu ei olekski väge taga. Aga me teame, et on ju vägi. Hommikul sündis, et nende ülemad, sest me ju usume seda, mida sõnas on kirjas, eks ju. Vanemad kirjatunded tulid kõik Jeruusalemma kokku. Ja nüüd siis nimetab ära ka need ülempreestrid. Seal oli ka ülempreester Hannas, Kaifas, Johannes ja Aleksandros ja nii palju, kui neid oli ülempreestri soost, kõik nad olid seal kokku tulnud. Ja nad panid apostlid endi keskele seisma ja nüüd hakkasid neid usutlema ja küsima, missuguse väega või millise nime abil te olete seda teinud? Vaadake, kuidas nad küsivad. Millise väega, millise nimega? Eks ju? Ja kui meie palvetame, siis me ütleme Jeesuse Kristuse nime. Jumala vägi saa avalikuks. Noh, siis sa mõtled, kui tähtsad on sõnad. Apostlid teadsid, on nii peensusteni kirja pandud, eks. Missuguse väega, millise nimega te teete? Siis Peetrus täis püha vaimu ütles neile, rahva ülemad ja vanemad. Kui meid täna üle kuulatakse vigasele inimesele tehtud hea teo pärast, mille läbi ta päästeti, siis olgu teile kõigile kogu Iisraeli rahvale teada, et see sündis Jeesuse, jälle Jeesuse Kristuse Naatsaretlase nime abil, kelle teie lõite ristiga, kelle Jumal on üles äratanud surnust. Selle sama tõttu seisab see inimene siin teie ees tervena. See on näide teile, see ülestõusmine. Esimene, keda üles äratati, oli Jeesus, eks? Ja nüüd tema nime läbi sai ka see teine mees seal terveks. Ja te küsite, mille kaudu? Vaat just tema kaudu. Jeesus on see, kelle kaudu meil on tee sisse minna. Jeesus on see abi ja tugi ja vägi. Jeesus on kivi, mille teie ehitajad olete tunnistanud kõlbmatuks ja millest on saanud ometigi nurgakivi. Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime,
kelle läbi meid päästetakse. Väga kinnitav, eks ole, nii hea on vahest lugeda, kohe tuletada meelde neid mäletate, meil oli siin aeg, kui me rääkisime väga palju sellest, et osad inimesed on nagu ohvrid ja ohvriseisusest ja osad on nagu nad oleksid täiesti nagu vaeslapsed, nagu orvud. Mäletate seda aega? Ma mingi aeg väga palju rääkisin sellest. Aga me ei saa ka sinna poja seisuse mitte mingit muud moodi, vaid läbi Jeesuse. Sest isa oli Jeesusele isaks. Jeesus suri, et meie saaksime sellest samast isadusest ja isa hoolitsusest, isa armulisusest osa. See on kõik läbi Jeesuse Kristuse. Niisiis, ma loeks nüüd Apostlite tegude 10, aga äkki loeb seda hoopis Lea näiteks. Apostlite tegude 10 ja 43. See on ainult üks salm. Temast tunnistavad kõik prohvetid, et igaüks, kes temasse usub, saab tema nime läbi pattude andeks andmine. Just, andeks andmise, just. Ei ole võimalik ilma Jeesuseta. Isadusest ei ole võimalik saada osa sellest taeva Jumala isadusest. Kujutad ette, sina, keegi võis ju sündida siia ilma ja elada ilma isata. Ja ometigi me saame osa tema isadusest. Me kas oleme tema nimes või ei ole. Ei ole ühtegi teist nime maa peal taeva all, milles meil on pääste lunastus. Kui me oleme uuesti sündinud Jumala perekonda, siis me usume Jeesuse Kristuse. Me usume, et tema maksis ohvri. Me usume tema veresse, mis sai valatud. See ei ole lihtsalt niisama. See veri ei ole, oi kui julm, veri voolas. Ei. See veri lunastas sind. Me ei irvita tema risti üle. Rist on jõledus neile. Osadel on ta jõledus. Mis lolli mängimine. Lüüakse nüüd täis mees, pannakse risti peale. Mis te nalja teete? Aga too aeg lihtsalt. Me imestame, kujutad ette, too aeg niimoodi inimesi hukati, eks. Praegu seda ei ole enam ammu. Aga meie lunastus tuli risti kaudu. Ja me ei saa seda eitada, et seda tänapäeval selliselt ei tehta. Seal nii ja see on kehtestatud. Rist on minu jaoks oluline. Mul on oluline igavene elu ja mul on teadmine, ma tahan olla tema õpilane. Et me taandame oma tahtmised. Mis sest, et meil on, paljud räägivad, armastage meid, Jumal armastab meid. Aga kas ma ka, kui ma armastan, kas ma ennast alistan talle? Kas ma kuuletun, mis ta mulle ütleb? Nii siis. Tead, Piibel räägib nii ilusti ja ma arvan, sina tead seda kirja kohta, aga võta ikkagi lahti. Kristi, võta sina nüüd Johannese evankeliumi 3. peatükk, 3.16, kõik teate peast, aga 3.16-21 me loeme. Ja mina just vaatasin, vene keeles on nii toredasti öeldud, vaata, eesti keeles on uuesti sündinud, eks? Aga vene keeles on raždjon svõše. Sa oled kõrgemalt sündinud. Eks? Et kuidagi see annab nagu selle tähendusele, ma olen tõesti kõrgelt sündimine, ei tähenda madalat sündimist. Ma ei ole soine, ma ei ole mudane, ma olen kõrgelt sündinud ja ma tahangi püüelda kõrgemale, ma tahan püüelda auväärsete kõrgete standardite poole. Jeesus on minu standard. Mõni ütleb, et ma tulin Jumala juurde, aga ma ei ole üldse muutunud, ikka teen samu, mitte midagi. Siis ma arvan, et ta tõesti ei olegi võib-olla sellepärast muutunud, et ta on loogiliselt otsustanud olla koos Kristusega, aga see on sootuks teine asi. Uuesti sünd on täiesti pöördeline muutus ja me kõik teame, need, kes me siin oleme, meie elus toimus pöördeline muutus. Fakt. Niisiis, Kristi loe seda Johannese 3.16-21. Nii kõva ja selge häälega ja siis see kostab siia mikrisse ka. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Just.
kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse. Ent kohus on see, et valgus on tulnud maailma, aga inimesed on armastanud pimedust enam kui valgust, sest nende teod on kurjad. Igaüks, kes teeb halba, vihkab valgust ega tule valguse juurde, et ta tegusid ei paljastataks. Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid avalikuks, sest need on tehtud Jumalas. Aitäh! Mina loen Thessalonika kirjast ja esimese Thessalonika, ma arvan, et need on lihtsalt niivõrd olulised kirjakohad lugeda ja nagu koos sellega, et Jeesuse nimes on meil abi, lunastus, pääste, nõuanne. Mulle tuli praegu meelde üks näide sellest, kuidas inimesed olid kogunenud, see oli kuskil teisel maal, aga selles tunnistuses ei olnud öeldud, kas ta oli nüüd Jaapanis või Hiinas, vaata seal ei ole lubatud ju Kristust üldse. Ja nemad kogunesid kokku ja kogunesid väga õilsal eesmärgil kokku. Tulid ööpalvesse ja selles ruumis oli kuskil 30 inimese ligi. Ja nad tulid ja ülistasid seal Jumalat ja äkki tuli kõigile tunnetus, nad peavad sellest ruumist lahkuma. See tuli lihtsalt tunnetus nende sisse. Ja kõik need 30 inimest lahkusid sellest ruumist, kuna tuligi välja, et tulidki inimesed, kes tahtsid meid kinni võtta ja tahtsidki ühesõnaga piuks ja põrmuks teha selle osaduse, mis seal oli. Aga kuna Jumala vaim juhtis, nad läksid kõik sealt minema ja kui teised tulid kohale, oli ruum tühine, et mitte midagi teha. Nii et ma usun, et lõpuaegadel, kuhu me oleme liikumas, on selline Jumala vaimu juhtimine väga oluline. Ja väga oluline tähele panna just seesama, mida me oleme rääkinud eelmisel korraga, see tunnetus, mis Jumal minu sisse, okei, panin puusse ükskord, aga ma usaldan oma tunnetus, ma proovin ikka, no läks mööda, no mis siis? Niimoodi me ju õpimegi, me oleme õpilased. Me ei ole Jumalad, me oleme õpilased ja õpilased õpivad. Ja õpivad ka läbi vigade. Nii, ja kui ma nüüd võtan lahti, ma ei jõudnud seda veel lahti võtta, aga esimese Thessalonika kiri 5. peatükk 1-10. Aegade ja tundide kohta, vennad, ei ole aga vaja mul teile kirjutada. Kujutad ette, kõik tahavad teada, ütle nüüd, millal see tuleb, mis kell see tuleb, millal Jeesus täpselt meile tuleb. Aga Apostlite tegudes või seesnaga Paulus räägib südamerahuga, aegade ja tundide kohta, vennad, ei ole vaja mul teile kirjutada, sest te teate täpselt, et issanda päev tuleb nii nagu varasöösel. Ja me ei muretse selle pärast. Ta tuleb nagu varasöösel. Kui varas mulle ütleks, et ma tulen varastama, no ma ei laseks tal tulla, ma peidaksin kõik oma asjad ära, noh. Ta tuleb nagu varasöösel, mõtle, mis võrdlus on Jumala sõnas, kui selge võrdlus. Kui ma teaksin, et keegi tuleb sel ajal, kui ma ei ole valvas. No umbes täpselt niimoodi on see öeldud, eks ju. Kui öeldakse, nüüd on rahu, kindel olek, siis langeb äkiline hukatus nende peale, nagu sünnitusvalud lapseootel naise peale, nad ei pääse pakku. Ma väga sageli mõtlen, kuidas Jumal põhjendab neid laudu, kuidas ta on apostlite kaudu, kus on kirja pandud, mismoodi on Jumala vaim neile ilmutanud. Kujutad ette, kui sul tulevad sünnitusvalud, okei, mulle tuleb mingi siuke, mul jalg valutab, lonkab, raputan ja võtan võib-olla isegi valuvaigistit ja lähen edasi, eks. Aga kui sul tuleb sünnitusvalu, sa ei saa seda pooleli jätta, nüüd tuleb ära sünnitada, eks. Siin ei saa mitte midagi, et ma lükkan selle järgmiseks kuuks edasi, kannan veel tead natukene aega. Sa ei saa, see tuleb äkiliselt, ootamatult tuleb see. Aga meile ei tohiks see olla hirmutuseks. Teiega, vennad, ei ole pimeduses, nii nagu see päev saaks teid tabada nagu varas. Kujutad ette, varas tuleb, aga ta ei taba teid nagu varas. Te kõik olete ju valguse lapsed, päeva lapsed. Te ei ole öö ega pimeduse lapsed. Niisiis, ärgem magagem nagu teised, vaid olgem ärkvel ja kained. Mis nüüd on siin tahetud öelda, et nüüd lõpetame magamise hoopis ära või? Me oleme vaimselt ärkvel.
me oleme tähelepanelikud, me paneme tähele neid märke, me paneme tähele täpselt nii, nagu öeldakse Iisraeli kohta. Osad ütlevad, Iisrael tulistab. Aga mida Iisrael teeb? Iisrael on öeldud, kõik tulevad ümberkaudselt üle mägede, Põhjamaalt, kõik tulevad kangutama Jeruusalemma. See on Sakaaria kirjas, ilusti kirjas. Ja nüüd nemad peavad vastu seisma sellele. Nad peavad alles hoidma, et Jumal saaks neil appi tulla. Ja seal Iisraelis on nii palju neid tunnusmärke. Seal on täpselt sama nagu Vaara, kui ta tuli. Joeli raamatus on väga täpselt. Võtke lahti sealt Joeli raamatus, minu meelest 1.4 oli see väga ilusti kirjutatud, et Vanas testamendis tulid rohutirtsud, aga Joeli raamatus on ilusti kuulutatud, et siuke asi võib veel tulla. Ja tulebki ja tabab maad täielik, Jumal saadab nagu oma sõjaväed sinna välja, kui te ei kuuletu, loe see. Mis jäi üle röövikust, seda sõid rohutirtsud ja mis jäi üle tirtsudest, selle sõid vastsed ja mis jäi üle vastseist, selle sõid mardikad. Jah, ja Iisraelis on täiesti teatud tuleb äkki, tuleb niuke must pilv täiesti ja tühi maa on järgi ja kujutad ette, kui sinu kogu saak ongi seal, eks? Nii et me ütleme, kõik need asjad võivad tulla, aga see ei ole ikka mulle hirmutuseks, sest Jumal on valmistanud pääste. Jumal on uks mulle, Jeesus on minu uks, mitte Jumal. Jeesus on uks. Jumal on kõigega kaasas. Jeesus on uks. Jeesus on ka sulle elu leib. Mõtled, nüüd tuleb katastroof, kõik on ära söödud. No siis kuidagi tuleb, siis paljundame toitu, palvetame. Eks? Nii me pole kunagi vist selle pole mõelnud. Meil on ju kogu aeg külmutuskapid toitu täis, varume. Tarkus on muidugi koguda ka keldrisse, eks see pole tarkus omal kohal, iga asi. Niisiis. Aga meie, kes me oleme päevalapsed, oleme kained, rõivastatud usu ja armastuse kaitserüüga ning päästelootuse kiivriga. See kainus siin tegelikult tähendab seda, et oleme ikka selles samas Jumala tarkuse selguses. Mitte nii, et üks õpetus on seal, teine õpetus on seal, ma jooksen igal poole, ma käin küll enesearendused ja küll nüüd on 10 punkti, kuidas saada jõukaks, nüüd on 10 punkti, kuidas ma ei tea, mis iganes saada. Tead, sest Jumal ei ole meid asetanud, vaata kui huvitavalt Jumal kinnitab oma sõna. Jumal ei ole meid asetanud viha alla 9. salm, vaid pääste saamiseks meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Kas see ei ole ilus? Jah, imeline lausa. Meile tundub, et kõik nagu vihane oleks ümberringi, sõda on. Aga Jumal, ma ei ole asetanud teid viha alla, vaid pääste saamiseks Jeesuse läbi. See on kõige tähtsam fakt. Teil on pääste, te saate igavese elu. Kes meie eest on surnud? Meie, kes me oleme ärkvel või magame üheskoos et üheskoos temaga elaksime. Seepärast julgustage üksteist ja igaüks kosutagu teist, nagu te seda teetegi. Nii, ma lugesin 11. ka veel. Ja nüüd paljud põgenevad olukordade eest, teate mismoodi? Nad sukelduvad töösse, mõni sukeldub isegi Jumala teenistusse niimoodi, et nad unustavad ära selle, kuule, sul on osadus Jumalaga. Jumal tahab sinuga vestelda. Sul on tunnetus. Me teenime, me käime tööl, töö on nii püha asi, et siuke tunne, et lapsed on 24 tundi üksinda, aga ma olen tööl. Eks ma usun, me oleme kõik elus läbi proovinud need asjad. Nii on nii ja on olnud. Niisiis, üks väga ilus kirjakoht on mul veel teile öelda. Lea, võta sina lahti Luuka evangeelium 21. peatükk. Salmidest 34 kuni 36. Aga hoidke end, et teie süda ei oleks koormatud liigsöömise ega purjutamise ega argielu muredega ja et see päev ei tuleks teie peale äkitselt. Otse kui linnupael, sest see tuleb kõikide peale, kes maa peal asuvad. Valvake siis igal ajal paludes, et te oleksite väärilised põgenema kõige selle eest, mis tuleb ja seisma inimese poja eest.
just. Ja kujutage ette, te olete kindlasti kuulnud sellest, et kogudus võetakse ära ju ja siis jääb veel siin elu maa peale. Ja üks noor naine, ta oli surnud 7 minutit. Ja see 7 minutit ta oli dialoogis Jeesusega. Ta toodi tagasi. Ma kuulsin selle Olga Koolikovi käest selle tunnistuse, ma üritasin seda teie jaoks nagu illustreerivaks näiteks panna siia, et mida siis Jumal, vaata, me oleme viimasel ajal väga palju rääkinud sellest, et hoidke oma südant ja katsuge läbi oma süda ja me oleme tõesti sellest rääkinud, et tihti on see, et 2 inimest tulevad näiteks ühest kirikust sisse ja väliselt tundub, et täpselt ühesugused, aga Jumal vaatab nende südant. Ja ta teab, mis on argipäevade tegemised, ta teab, mis on tegelik pühendumine, ta teab seda. Mina ei näe sinna sisse. Mina on täiesti vihalik inimene. Mul võib mingi tunnetus olla, kui Jumal arvab heaks seda mulle pakkuda või anda. Aga tegelikult see naine, kui ta ära suri, siis Jeesus viis teda mitmesse erinevasse olukorda. Ma olen siin endale natukene märkeid pannud kirja, et ma suudaksin teile seda edastada ja ta oli näiteks ühes suures koguduses, kus ta kõigepealt seda noort, see oli noor naine, 19-aastane, suri ära. Ja ta oli Jeesusega koos ühes suures saalis, ta ütleb, vaata, nad ülistavad mind nii täiuslikult. Nad kiidavad mind. Nende jutlustaja on väga hea motivatsioonikõneleja. Nad teevad kõik näiliselt väga, väga hästi, innustatult. Jeesus aga ütleb, nad kogunevad siia küll minu nimel, aga mind seal pole. Nad laulavad minust, aga nende südamed on kaugel. Nad on vahetanud minu kohalolu meelelahutusega. Minu sõna nad on muutnud motivatsioonikõnedeks. Risti on nad muutnud lohutuseks. Jutlus, mis kõlab, Jeesus ütles, see oli täiesti piibelik, aga seal ei olnud mitte midagi seoses meeleparandusega ega et inimesi aktiveerida muutusele. Minu meelest meil oli ühtegi sihukest jutlust, kus me ei räägi, et vaat nüüd tuleks selles asjas midagi teha. Näiteks muidugi teie olete võib-olla adekvaatsemad seda hinnata, mina nagu hindaks, aga mina küll tahaks paluda, Jeesus, hoia meid selle eest. Kui sinu sõna räägitakse, motiveeri meid, et me tõesti muutuksime. Mis me sest muidu kuulame? Ma ei arvagi, et on niisugused olukorrad, et ma arvan, et sa ei ole kõike valesti teinud või halvasti teinud. Ma üldse ei arva seda. Aga alati on midagi, mida muuta. Alati on mida õppida, sest me oleme ju Jeesuse moodi. Tihti me ütleme, no mida meile veel õpetada? Me oleme üle 30 aasta juba kõndinud koguduses. Tead, mõned on kündinud rohkem veel ja Jeesus arvab, et alati on midagi õppida. Nii et oleme oma südametes heas positsioonis, meil on alati midagi õppida. Nii, ja kui me tuleme Jeesuse ette meeleparand, see on nüüd vahejutt sellele nägemusele, et ei ole siin, et me hakkame süütunde peale rõhuma. Ei, vaid see on pidev osadus ja vestlus Jeesusega. Jeesus, kuule, äkki mul jäi midagi märkamata. Palun, mis on? Ja tead, kui ma niimoodi küsin siiralt, tead, ta näitab mulle ka. Päriselt ka näitab. Ma seda eetrisse praegu ei räägi, aga tuletage meelde, et ma annaks teile ühe tunnistuse, mis minuga alles eelmine nädal, just see nädal juhtus, mitte eelmine nädal. Nad ütlevad sellele naisele või selle noore naisele ütles Jeesus, see ei ole kirik, kelle eest ma oma elu andsin. Nad räägivad siin kirikus minu armastusest, kuid eiravad minu pühadust. Nad tahavad kõik mu õnnistusi saada, kui nad ei taha alistuda mulle. Nad ei taha nagu Jeesusele tahtele alla anda. Mis küll segab meid, et me ei peaks andestama? Ükskõik kellele. Kas see on uhkus, edevus, oma õigus, enesekindlus? Sellele kõigele egoismile seisab taevas alati vastu. Ja siis see naine sattus ühele kogunemisele, kus oli väike hulk rahvast ja nad palvetasid koos, otsisid Jumala palet. Ja siis ta ütles, näe, ma olen nendega, see oli pisike grupp, kes siiralt mind otsivad, kahetsevad, soovivad õiglust, mitte kogu aeg, oi lohuta mind, tröösti mind. Nad on minu lapsed, kes otsivad mind kogu südamest. Nad uurivad aupaklikult minu sõna
ja nad on alistunud. Nad tahavad, siis ta ütles kuskile teise kohta minnes, vaata, nad tahavad küll päästetud saada, aga nad põlgavad risti. Nad tahavad kõik osa saada minu jumalikkusest, minu aust, kui nad ei ela nii, nagu taeva standardid on. Nad ei ela nii, nagu taeva kodanikud. Nad on kõik ilusti sõna kuulnud, tulevad kirikusse, elavad moraalselt kõlblikku elu, aga ma vaatan nende südamesse. Aga nad ei ole, nad igaüks elavad oma tahtmise järgi. Nad ei ela minu jaoks. Siis tõi Jeesus ühe naise näite. Ta rääkis, kuidas inimesed teevad nagu vahest, kuidas Jumal neid, üksik naine oli seal, ta ütleb, näe, vaata seda naist. Ja siis ta ütles, tead, ma andsin selle naise sisse tühjuse tunde. Ja nüüd, mida ta teeb selle tühjuse tundega? Kas ta otsib selles tühjuse tundes mind või hakkab süüdistama? See oli ka üks näide, mis ta seal siis, et osad inimesed, me ei ole üldsegi mitte ebatäiuslikud, vaid me ei ole kunagi oma elu üle andnud. Ja see oligi see mõte, et Jeesusest saab minu päästja ja minu isand. Nii, selle näite ma teile rääkisin, kus 30 inimest kõnelesid ja Jumala tunnetus neid, see oli ka mul siin kirjas. Praeguses ajas on pruudil väga vajalik mind kuulata, sest täpselt nii nagu need inimesed, kes juhatati sealt koosolekult välja ja mitte ükski ei kannatanud kurja. Just seesama püha vaimu juhtimine, püha vaimu tunnetus meie sees on niivõrd oluline. Niisiis, nii nagu me ütlesime, paljud on oma vilumuse pärast, nendel on oma loogika, neil on emotsioonid, neil on traditsioonid ja sellest lased ennast juhtida, mitte üldsegi sellel Jumala tunnetusel. Küsi endalt, aga mitte süüdistades, küsi endalt, kui sageli oled sa Jeesuse tasast häält ignoreerinud, siis lihtsalt palu andeks, jäta sind edasi juhiks. Ja siis ta näitas vahet, selle tüdrukule näitas vahet nende vahel, kes läksid üles taevasse, kes üles võeti ja nende vahel, kes jäid alla maa peale. Jeesus näitas 2 naist. Nad käisid samas kirikus ja inimsilmadele paistsid nad täiesti sarnased. Esimene naine, usk oli talle väga palju maksma läinud. Ta oli maksnud kallist hinda, ta oli saanud solvata, alandada, sügavalt valu, aga ta jätkas, veetis aega palves, otsis, paastus Jumalat, järgnes Jumala või Jeesuse soovidele. Tööl olles tegi ta kompromisse selliselt, et ta valis siiski selle õige aususe. Ta maksis ka ametikõrgenduse eest, mida ta oleks võinud saada, aga kuna ta jäi ausaks, siis ta ei saanud seda ametikõrgendust. Siis oli teine naine. Tema tuli ka Jumala juurde ja käis samas kirikus ja samu jutlusi kuules, aga tema ei pidanud eriliselt mingid ohvri andma. Me mõtleme, et milleks siis Jumalale neid ohvrid, ta on ju suur ja võimas Jumal, milleks talle minu ohvrid. Aga ma arvan, et see ohver on vajalik selleks, et sinu süda muutuks. Kes on sinu isand, kellele sa oled pühendunud? Vaat seal on see, ma arvan, et see suhtumise asi, mitte see, et kui palju mina nüüd ikka pean pead vastu maad taguma. Ma arvan, et see pole üldse see koht, vaid pigem on see, mida mu südames räägib. Ta ütleb, et nädala jooksul palve asemel kasutas see naine meelelahutust. Ta kritiseeris, arvustas ja oli väga analüütiline nende suhtes, kes olid tema ümbruses. Enda tegudele ta leidis alati õigustuse, teiste pattudes ta rääkis umbes niimoodi, et need on nüüd palvevajadused, nüüd palvetame, aga umbes nii tohutult vaimustatult kritiseeris kellegi pattu. Hoidis alles solvumist oma südames, otsis alati inimeste poolehoidu heakskiitu, otsis Jumala aupaklikkust, kuid ei loobunud enda soovidest ja tõekspidamistest. Niisiis, see ongi kogu minu jutlus praegu kokku võetud. Kui tookord see näide, mis 7 minutit inimene ei surnud, ja Jeesus näitas talle, et on ka seal vahe ja kõik lähtub südamest, siis
nüüd me ütleme, nüüd me ei tea üldse, kuidas elada, nüüd on kriteeriumid nii kõrged. Ei ole kallikesed, samad kriteeriumid, mida te enne teadsite. Täpselt samad asjad on. Lihtsalt, kui ma olen mööda pannud, nii kaua, kui Jumala vaim on meie keskel, me saame alati, kus ma panin, palun räägi minuga. Ja ma ei hakka, nagu öeldakse, urgitsema seda süüdistust, vaid kui ma küsin Jumalale meele pärast asi, tema jaoks on alati, et süda oleks meil puhas ja vaba. Et me ei oleks, nagu öeldakse, paljud andsid ennast mulle üle ja see on parem teha seda nüüd, kui te olete siin maa peal. Nad küll tahtsid pääseda põrgust, kuid teate, kui paljud inimesed ei taha pääseda endi käest. Nad on iseendile koormad. Niisiis, oleme lõpuni ausad. Mina paremat asja ei saa. Jumal juhi meid edasi. Ära lase, me tahame, et meie Kristus oleks meie koguduse pea. Ja kui see noor naine nägi, kui see kogudus üles võeti, ta ütles, ta nägi maailmas täielikku kaost. Osad olid üles või osad olid jäänud alles. Ja siis see on päris pikk lugu, aga ma mõtlesin, ma siin lõpetan, et see, neid asju me oleme hästi palju kuulnud tegelikult, see tohutu kaos ja inimesed siis aastavad ja siis veel paljud pöörduvad. Aga meie oleme täna ja siin ja praegu ja me oleme sinu õpilased ja sellepärast, Isa, me seisame täna sinu ees kogudusena. Ja nii nagu me ütlen, sinu nimi on meile oluline. Meie ülistus on olnud Jeesust kiitev ülistus. Jumal ütleb, mina olen andnud kõik meelevalla oma poja kätte. Kui teie austate minu poega, siis selle läbi te austate mind. Isa, me igatseme, et sa oleksid meie elu isand. Et sina oleksid see, kes meid õpetad, juhid. Ja me vajame seda. Me täname sind selle eest, et püha vaim on meile jäetud. Jeesus ütles, teil on hea, et ma lähen ära ja ma jätan teile püha vaimu. Me oleme tänulikud püha vaimu eest. Me oleme ülitänulikud selle eest, et Jeesus maksis hinna ja mitte midagi siin, mida Jumal on loonud, ei jätnud ta, nagu öeldakse, juhuse hooleks, vaid Jumal on saanud ja tema poeg on saanud kõigeks kõigile. Kõik on koos hoitud, kõik on valmistatud tema poja läbi ja sellepärast, issand, me ütleme, mina, kes ma olen siin, suure Jumala palge ees, ütlen, issand, ma tahan sind edasi teenida. Ma tahan sind veel rohkem tundma õppida. Ma tahan sind enamgi veel mõista ja armastada. Ja tänan sind, et paljud võivad tulla oma kurjadelt teedelt. Miks ma siin üldse olen? Et õpetada ka teisi. Et tuua teisi Jumala tundmise sisse. Et suunata ka neid. Võib-olla mõni ütleb, et käib pinda. Mis sest? Jumal ütleb sobival ja ebasobival ajal. Täna ma lihtsalt õnnistan igat ühte, kes otsib. Õnnistan igat ühte, kes on vahepeal teelt kõrvale läinud, kelle teed on läinud küberaks. Sul on aeg pöörduda ja küsida Jumala käest abi. Me täname, et sa oled sõnas öelnud, nii nagu me lugesime 85, sa oled armuline, halastav, helde. Võta ära kõik meie mured. Me anname oma koormad sinu kätte, ütleme neist lausa lahti sõnadega. Ja issand, me võtame sinule, sinu käest antud rõõmu ja rõõmustuse, nagu sa ütled, sa andsid meile oma rahu. Mitte nii, nagu maailm annab näilist rahu. Vaadake, siin on rahu, siin on nii hästi. Meil on majanduskasv, tegelikult on majanduslangus. Issand, me täname, et sina oled meie tugevus, meie jõud, meie pääste, meie lunastuse vere oled sa meie eest valanud. Meie võtame selle kõik vastu. Ja täname, issand, et me oleme ja jääme sinu õpilasteks, õppides kõige kõrgematelt standarditelt. Aamen.